Kallid vaatajad, umbes 2300 aastat tagasi arvas Kreeka mõttetark Aristoteles, et rasked kehad langevad kiiremini kui kerged ning kuna ta oli piisavalt tark ja tunnustatud mees, ei hakanud keegi seda väidet ümber lükkama. Alles 2000 aastat hiljem tegi Galileo Galilei, noor Pisa ülikooli professor katte, kes viskas Pisa torni katuselt alla püssikuuli ja suurtükikuuli. Mõlemad puudutasid samal ajal maad, kuid see ei veennud teisi tarku professoreid Aristotelese teooriat ümber lükkama. Sellepärast, et münt ja udusulg langevad erineva kiirusega, sest õhutakistus mõjutab kergeid kehi liiga palju. Ning kuna suurtüki ja püssikuul olid piisavalt rasked, et õhutakistuse mõju oleks väike, siis vaba langemine ongi keha langemine õhutakistuse mõjuta. Taustsüsteem on muutuva ja muutumatu aktsioon. Süsteem on alati mingisuguse liikumise protsessis suhtes olev taustsüsteem on see, mille suhtes võrreldakse midagi. Mingi asi taustaks ja mingi asi liigub selle. Süsteem on see, kui objekt liigub taustafoonil. Väga hea! See on see koordinaagistik. Tea rohkem! Taustsüsteem on näiteks see, et see on taustkeha, siis mina liigun ja siis see süsteem, mina ja sein. Väga hea! Palun! Ma liigun praegu selle tausta suhtes, aga taust ise ei liigu. Ehk kui ma sõidan bussiga, siis buss sõidab maantee suhtes, aga mina bussi suhtes ei liigu.